Tere päevast kõik minu Lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere päevast tuli, vesi, taevas ja maa. Tere päevast kosmos ja galaktika. Olin 3 päeva digitaalse koonduslaagri vanglas ja kahjuks ma ei saanud mitte ühtegi sõnumit teile edastada. Nüüd, kus see videoklipp saab tehtud, see on siis täna 22. september, päise päeva ajal Tallinna loomaaias, kohe ma räägin, miks ma siin loomaaias olen. Siis avaldan selle õhtupoolikul, 22. septembri õhtupoolikul ja ühtpidi see vangistusolek oli mulle väga hea aeg, sest need 3 päeva ma pidasin läbirääkimisi ühe väga tõsise inimesega, kes teab, mis tulemas on õige pea. Ta on jõustruktuuride ja igasuguste tagatubade ja poliitiliste nii-öelda võtmepersoonide hall kardinaal ja tal on ligipääs igasugusele salajasele informatsioonile, maavälisele informatsioonile, ilmselgelt ka riiklikult siseinformatsioonile ning kõik need 3 päeva ma püüdsin kokkuleppele saada temaga kohtumist ja täna mul siis just see asi õnnestus siin Tallinna loomaaias salajases kohtumispaigas. Ja minu peamine küsimus siis oli, et mis siis juhtub ja mis saab peale 23. septembrit. Ta valmistas selleks kohtumiseks väga pikalt ette, ta ütles, et ta konsulteeris veel poliitiliste persoonidega, sõjaliste persoonidega, jõustruktuuride kõige tippudega, et anda mulle vastust. Otse loomulikult ta ei öelnud, kes seda tahab teada, aga ta ütles, et loomaaeda on tal vanalinnast tulla väga pikk tee ja ta ei taha niisama tühja kohtumist teha, et mulle siin mingeid mullikesi rääkida. Ja inimesed uskuge, see, mida ta rääkis, on mind täielikult endast välja viinud ja ma tõesti ei tea praegust, isegi mul on orienteerumine siin loomaaias läinud nagu sassi, et kuhu poole minna või kuhu poole suunduda, aga ma näen siin lennukid lendamas, et ma ootan järgmist lennukit, et siis ma tean võtta suuna lennuvälja peale, sest mulle tundub, et on aeg hakata pileteid ostma ja on teekond kusagile vaja kaugemale ette võtta, sest see, mida ma kuulsin, see, mida ta rääkis, kellega ta oli varem konsulteerinud, kõik need, kes punasel vaibal käivad ja sinisel vaibal ja mustvalgel vaibal ja kollasel ja rohelisel ja mis iganes, kes on 5-nurkadega kaunistatud, kes ma ei tea millega, ühesõnaga tärnidega ja pagunitega inimesed, kõik see info tuleb kohe otse nendest kanalitest. Ja ma ei taha teid hirmutada ega midagi sellist, et te rahulikult saaksite ikka magada ja edasi toimetada, aga põhimõtteliselt ma võin selle asja siis välja öelda, sest ega mul ei ole ju siin Lõustaraamatus palju inimesi ka, et 1800 inimest on, kui 30 inimest võib-olla kuulab seda ja parem, kui te teistele seda ei saada ka, sest see võib tõesti inimesed infarkti ääreni viia ja mingid agendid on mul siin selja taga. Me valisime küll koha välja. Oi, ma kuulen ukraina keelt, selge. Juba luuravad. Me valisime küll koha välja sellises kohas, kus keegi selja taga ei saa meid kuulata ega vaadata. Ja põhimõtteliselt nüüd tegelikult oli neid 3 inimesi, kes mulle andsid informatsiooni, aga üks põhiesindaja tuli välja ja mina ei tea, võib-olla on isegi tegu mingite maaväliste olenditega. See 2 olid kogu aeg olid nagu seljaga lamasid, et üks kogu aeg rääkis minuga ja nüüd ta on seal puu all, ütles, et peab puhkama vähekese, aga okei, nali naljaks. See oli niisama naljaks, aga nüüd ma siis tahan öelda, et mis siis juhtub peale 23. septembrit, ehk siis milleks te peate valmis olema, mis tuleb peale 23. septembrit. Ja ma väga palun, jätke see info enda perekeskes, ärge teda kellelegi väga jagage, sest salajane info peab olema salajas. See on kõigi parematele sõpradele, mul kõigi parematele Lõustaraamatu siis nii-öelda
Lustaraamatu kõige lähedastamatele inimestele. Ma loodan, et enamus seda isegi ei kuula. Ühesõnaga, ja mul hakkab hääl ka värisema tegelikult, et asi on ikka väga tõsine ja siin ei aita enam isegi tähti taevast vaadata ega pilvede liikumist ega mitte midagi. Ühesõnaga, peale 23. septembrit tuleb 24. september. Aitäh, kes te lõpuni kuulasite ja nüüd võite rahuliku südamega õhtut veeta ja kohvi juua ja teed juua ja magama minna. Kuuleme jälle, kui õige aeg on.